No nii ja meie järjekordne video täna teemal, et kuidas saavad vanemad aidata oma last kodus, et ta kiiremini kohaneks veega. Ja räägime siis täna Piretiga, et kuidas see siis võiks käia, et milliseid soovitusi saaks anda lapsele. Et ma saan aru, et hästi oluline on see, et lapsevanem oleks kodus harjutusi tehes lapsega koos. Just. No esiteks on see turvaline ja teine asi, et laps tunneks ennast tähtsana ja vanem saaks siis jälgida seda kogu protsessi, oleks ka kaasatud. Ja. Et lapsele meeldib tegelikult, kui vanem teeb samu asju kaasa. Ja ta võiks üldsegi kaasa teha, mitte lihtsalt kõrval olla, vaid teha täpselt samu asju kaasa. Mina arvan ka, et see on tegelikult see põhimõte on sul ka ju väikelaste beebitunnis sama. Ja, et kõike teevad kaasa. Ja samamoodi meie treenerite nagu oleme vees, on ju, mis teeme ka kaasa kõiki asju, mitte lihtsalt ei juhenda, nii et juuksed on kuivad, on ju, et me ka sukeldume ja teeme mulle ja pritsime, laseme pritsida ja kaaluta vett, et siin on ka sama oluline, et vanem teeks. Ja millised harjutused, mis siis kodus teha? Just see pähe kallamine, et näiteks kordamööda, et laps saab vanemale kallata ja vanem kallab siis lapsele ja et vanem jälgiks siis, et laps siis, kui see vesi tuleb, et ta hoiab seda õhupalli ja kallab. Et just selle õhupalliga, mitte niisama midagi, on ju. Või siis paneb lihtsalt suu kinni, et ta jälgib, et laps väga sageli need lapsed on nii elevil ja siis on suu lahti ja siis nad tõmbavadki kurku või ninna. Et keskendub sellele harjutusele, et nii nüüd tuleb vesi, paneme suu kinni, õhupall ja vesi tuleb. Et nüüd siis tuleb lastel minna koos lastega duši alla või siis vanni. Just. Ja hakata koos tegema asju. Väga hea. Seda aega võiks rohkemgi olla lapsel ja vanemal, on ju. Nii, et siis vee pähe kallamine, kas nüüd duš või siis topsik on ja võib-olla kui laps kardab, hästi paljud vanemad tulevad, küsivad, et mu laps ei lase pead pesta, et see on täitsa õude, ma tõin teile trenni nüüd, on ju, et tehke midagi. Et tegelikult ju kodus on palju turvalisem keskkond ja võib-olla peaks alustamagi hoopiski topsikust ja väiksest veekogusest, et mitte dušist. Duš võib-olla tõesti ehmatav mõtlus, et see rääkida vanemale järk-järgult, et see on täitsa okei, kui alguses ainult natukene topsist tuleb ja võib-olla õlale. Just. Ja jälgida siis seda, et laps oleks lõdvestunud, et ta ei oleks krampis. Et ujumises on ju kõik harjutused see, et sa pead lõdvestunud olema, et ja see on väga hea teha. Püsida vees või... Ja see ei saa ujuda, kui sa oled täiesti krampis. Et see kohanemisel on ka hästi oluline, et laps oleks lõdvestunud. Mulle teevad ka kodus siis, jah? Ja mulle siis kõrrest näiteks, kas siis klaasi või siis kaussi või kuhu iganes. See on niimoodi, et kui lapsele ükskord näitad, on ju, siis ta teeb igal pool. Kindlasti ka söögikohas niimoodi, et kõik pritsib laua peale ja et vanemad on valmis olema, et võib kohe öelda, et lapsel hakkab meeldima. No siis võib öelda, et ainult vannitoas teeme. Reeglid paika, on ju. Just. Et mahlaga ei tee. Või piimaga. Jah. Et aga kausis saab teha? Kausis mulle ja, et siis kas siis auto ajalt või traktori ajalt saame teha või paadisõitu siis vannis või kausis, et puhuvad siis veepiiri peale seda mulli. Hinge kinni hoidmist kuival ka ju, on ju? Ja näiteks peegli ette saab minna, et vaatame siis, kellel suuremad õhupallid on, et kas emal või isal või lapsel. Nii äge. Et siis seda plaksuga lahti löömist ka, et laps vaatab peeglisse, hoiab õhupalli nii kaua ja siis vanem plaks lõpuks, et nüüd läks õhupall ätki. Nüüd saab hingata. Ja nüüd saab jälle hingata. Kas sa ka basseinis kasutad peeglit? Kasutan, aga pigem siis nende päris pisikestele, kes siis ei taha, aga tegelikult ka suurematele kasutan, et näiteks põhja saame panna peegli, et nad vaatavadki otse alla. Ja siis tulevikus ka siis hõljumisega, et saab näidata seda peeglit siin kõrval. Aga peeglist ka siis vaadata seda õhupalli saab. Õhupalli saab ka, ja kodus on muidugi tore vaadata, kellel suure õhupalli. Palju põnevam. Ujumist prillidega harjutamine, et millal sa hakkad kasutama või lased lapsel kasutada prille? Kas sul on mingi reegel või tava, et millal tuleb 3-aastane nüüd ja ema küsib, et kas ma panen prillid kaasa? Mina ütlen, et ikka võib panna. Et sageli see kohanemine läheb kiiremini, kui tal on prillid. Et ta ei hakka neid silmi hõõruma, aga siis
tuleb kohe alguses siis seda tugevust nagu panna, et ei läheks sinna prilli sisse see vesi. Ja, sest kui hakkab prilli sisse vesi tulema, siis ta ei usalda enam seda prilli. Vahest vanemad tulevad nende suurte täiskasvanud prillidega, annavad lapsele kaasa, et see... Või siis panevad niimoodi, et kuum jookseb siit alt ja siis tuleb vesi ka sisse, nii et prillikuum peab tulema siit kõrgemalt kuklast, et seda oleks hea ka õpetada tegelikult vanematele, et kuidas seda panna ja nad saavad seda kodus harjutada koos lapsega. Ja duši alla võib minna prillidega alguses ja... Miks mitte? Või siis vanni, et... Ja. Ma mäletan, kui minu laps avastas enda jaoks prillid, no ta käis beebis saati ujumas, aga siis ta avastas prillid ja siis pidi vannis kogu aeg olema seal vaatama põhja, et see oli nii äge ja vett muudkui pritsis üle äära ja kogu aeg muretsesin, et kas alt naabrid saavad vett pähe nüüd, aga see oli tõesti. Mina ei pane reeglit, et nüüd peame kohanemisperioodil ainult ilma prillideta olema, et... Ma olen sellega väga nõus, et prillid ongi loodud selleks, et nad kaitseksid meie silmi esiteks ja ma ei tea ühtegi inimest, kelle meeldib, kui vesi läheb silma. Minul endale ei meeldi ja ma ei kujuta ette, et keegi seda naudiks. Beebidel tihtipeale ei ole nagu kuidagi suurt vahet, aga mingist vanusest jällegi tekib see vahe. Ja kes ei ole beebi ujumises käinud, siis nendel eriti, et ma näen, kuidas nad kogu aeg kõõruvad silmi ja... See kloorivesi ikkagi hakkab kipitama ja... Ja, ka tavavesi hakkab kipitama. Tegelikult ka kodus, kui lased vett silma, siis tegelikult mõnus ei ole. Ja siis tegelikult on ka see, et kui väga palju oled ilma prillideta, ma käisin ühel koolitusel, kus me pidime olema ilma prillideta, siis päeva selle trenni lõpuks mul oli kõik hägune, et silmad kipitasid, olid kuivad ja kõik oli ees siuke udune, et see ei olnud tore tunne, et see tunne ei too sind tagasi ujuvasse uuesti proovima. Et ma saan aru, et prillidega on ka see mure, et nad tulevad ära, siis nad ka lähevad uduseks ja siis tuleb vett vahelt, et see on ikka ka suur koormus treenerile, kes peab võib-olla päris mitmel lapsel neid sättima. Aga see on ka õppimise koht, et laps õpib, kuidas ma saan selle udu sealt ära, et loputangi puhtaks ja panen uuesti ette ja see on ka protsess tegelikult õppimisel, et see kuulub ka ujumistunni juurde. Et kui vanem küsib, mis te siis õpite, siis õpime, aga tegelikult õpime käsitlema prille, et täpselt nii on, lisaks kõikidele reeglitele ja asjadele, et olen ka täheldanud, et vanematele jääb silma ainult see nagu ujumine, et vaat kui nüüd ujub laps, siis ta on õppinud, aga kõik need teised etapid, millega tegelikult treenerid igapäevaselt tegelevad, neid nagu ei panda eriti tähele. Et väga hea on osata rääkida vanemalt sellest. Sest mul nüüd oli üks 5-aastane laps, kes mulle ütles kogu aeg, et treener, et pane mul vaakumisse prillid. Tal olid prillid ees, aga mina pidin suruma, et tal vaakumis. Ma ütlesin, aga sa saad seda juba ise teha, et mina ei tunne, kui tugevasti ma pean vajutama. Et võib-olla ema oli siis talle kogu aeg siis seda nagu pannud, et lükkame vaakumisse. Et mütsiga on täpselt samad lood, kus juures lapsed tulevad ja paluvad, et pane müts. Ja ma küsin, aga miks sa ise ei pane? No ma ei oska, nagu õpime, et selle peale isegi nagu ei tulda kuidagi, aga õpime, proovime, et kuidas saad, et tegelikkuses ma olen täheldanud, et 3-aastased suudavad mütsi pähe panna küll, et see ei ole nii keeruline, aga millegipärast hästi palju tahetakse aidata selles protsessis, et ei lastagi õppida. Et aga siin on väga kannatust ja seda saavad ka ju vanemad kodus proovida oma tüdrukud tavaliselt kannavad mütsi. Et see on ka siuke asi. Ja siis on väga suur abi, siin on teed tunnis, nemad harjutavad kodus ja protsess läheb kiiremini. Just, et eriti nende lastel, kellel on aeglasem see tempo, et sageli lapsed tahavad proovida, on julged, juba esimestel tundidel nad on juba kohanenud, aga on lapsi, kes vajavad rohkem toetust ja aega, et siis ongi see vanemate koostöö on hästi oluline, et see aeglasem laps jõuaks ka teistele järgi. Et seda on kohe näha tunnis, kui vanem on harjutanud ja lapsed tulevad, ütlevad, et me tegime kodus seda. Nii et ka vanemad saavad olla õpetajad. Vähemalt kohanemise protsessis kohe kindlasti. Ja ma usun, et paljud vanemad tahavad aidata lapsi ja see on ju kvaliteetaeg. Et ikka ju mängime kodus oma lastega, et miks mitte teha seda mõtestatult ja konkreetselt ujumise teemal. Eriti veel duši all ja vees ja enne magaminekud on just kõige armsam aeg minu arust. Aitäh sulle, loodan, et kõik vanemad võtavad nüüd õppust ja aitavad treenerid, küsida abi. Aitäh ka teile ja kõike head!